ja selle matuserongi pikkuse järgi sai siis nagu arvata, kui rikka inimesega oli tegu. Et ühtepidi oli see nagu kurb, aga teistpidi oli seal nagu midagi ilusat ka. Ja ühtepidi meeldis talle see lause, mis sinna värava peale siis kirjutatud on. Kas keegi on tähele pannud seda lauset? Tulge tagasi inimeste lapsed, et see tekitas tema hinges sellise hea, helmagusa tunde. Kui me räägime nüüd Oskar Lutsu matustest, siis tema surmakuupäev oli siis 23. märts 1953. Natuke aega enne teda, 5. märtsil, oli Moskvas surnud Jossif Stalin. Seal olid omad seosed. Lutsu matus kujunes väga-väga suureks sündmuseks Tartu linnas ja kokku ei tulnud mitte tuhanded, vaid 10 000 inimesed ja Tartu linnas polnud midagi taolist varem üldse nähtud. See matuse rongkäik algas siis Raekoja platsist ja tuli siis Riia maanteed pidi üles Kaitseliidu maja juurde, kuni siis siia Võru maanteed pidi surnuaiani välja. Ja kogu see tee oli siis inimmassist nagu ümbritsetud, et inimesed tulid Oskar Lutsu ära saatma. Kõige ees kanti siis punasel padjal tema teenetemärke, aumärke ja kirjanik Oskar Kruus oli üks nendest, kes tema kirstu kandis. Ja tema on siis kirjutanud, et Oskar Lutsu matus seal ei olnud mitte kurb ega masendunud meeleolu, vaid hoopis vastupidi. Tema on kirjutanud siis nõnda, et kevadpäike helendas lootusrikkalt, üks vana mees oli oma elutöö teinud ja riiulide ja raamatute loomise järel puhkama heitnud. Ja Moskvas oli äsja midagi juhtunud, mis lootust äratas. Aga nüüd Oskar Lutsu haual rääkisime tema surmast, aga läheme nüüd hüppame tema sünni juurde.